Tere, hea BankUpi kasutaja. Mina olen Marek ja olen BankUpi ärijuht. Oled kindlasti BankUpiga juba harjunud ja kasutad seda juba igapäevaselt. Aga tahtsin täna rääkida ühest BankUpi lisafunktsionaalsusest, milleks on siis BankUpi äpp. Äppi saad leida nagu ikka Androidi puhul siis Playboyst, Apple'i puhul siis App Store'ist ja BankUpi nimi ongi siis BackUp, ikooni nimi. Ja näitaks täna siis ära, et milline see äpp välja näeb ja kuidas on mugav sellega dokumente operatiivselt liigutada siis BankUpi keskkonna, kus siis juba raamatupidajad siis juba ka kätte saab. Et tihtipeale on dokumentid, kas siis arvete või tšekkidega see mure, et kogutakse nüüd kokku, siis nad kipuvad ära kaduma, kuu lõpus peab nad kõik raamatupidaja lauale viima, aga äpi puhul on see mure murtud. Iga kord, kui saate kusagilt mingi paberarve, saate teha pildi, selle automaatselt digiteerimisse, BankUpi keskkonda ja sealt juba raamatupidamisse. Ehk et äpi selline põhifunktsionaalsus ongi siis dokumendid digiteeritult õigesse kohta. Nüüd ma jagan ekraani, näitan ka, milline see äpi vaade välja näeb. Nii, selline näeb siis välja äpi vaade. Ma täna ei hakka äpist väga detailselt rääkima. Vaatame täna üle, kuidas siis kasutada võib-olla sellist põhifunktsionaalsust, et arved kiirelt keskkonda. Selleks siis tuleb liikuda siis selle plussmärgi peale. Ja siin on selline koht nagu tee pilt. Siis avaneb kaamera. Ja liikudes siis arve juurde ei pea isegi mitte ise pildistama, vaid kui on õige kaabeltelefon, teeb juba äpp ise sellest pildi. Siis tekib selline vaade. Siis liigute selle sinise nupu peale, kus on nool ülesse. Võtame siia ja siin on juba, et laadi dokument siis ülesse. Võtame selle nupu peale. Ja siis annab valida, kuhu siis dokumenti üles laadida. Kui tegeme siis ostuarvega, siis vajutame siis ostud peale ja laadi dokument ülesse. Nii, siis ta annab veel ka dokumendi tüübi, mis dokument on. Tegemist siis arvega. Ja nüüd siis lae dokument ülesse. Üleslaadimine käib, läheb pisikene hetk ja ongi korras. Nüüd vaatame kiirelt ka keskkonda. Ostuarved ja nagu näha, jõudis see dokument juba siia ja algas digiteerimine. Siin ilusti ütleb eesti keeles, et digiteerin. Avame ka korra selle vaate. Digiteerimine võtab siin väikse hetke aega. Nii. Ja siia kohe ilmub see PDF vaade, täpselt see sama arve, millest ma just siis ka pildi tegin. Nüüd, kui on see digiteeritud, siis siia ilmub üles ka nupp aktsepteeri. Kui selle aktsepteerite, siis juba liigub see automaatselt ka siis teie raamatupidajale siis raamatupidamisprogrammi. Ja nii lihtne see ongi. Raamatupidaja saab kiirelt dokumendi kätte ja ei ole see dokument kusagile kadunud. Ega ei pea teda pärast taga otsima. Et selline oleks siis selline esmane kõige olulisem funktsioon äpi puhul. Edaspidi näitan ka teisi funktsioone.
Praeguseks aga kõik, kui tekib vahepeal lisaküsimusi, võite meile julgesti kirjutada meiliaadressile teenindus@bankab.ee või helistada meie klienditeeninduse telefonile 6 519 519. Mina tänan ja järgmiste kohtumisteni.